Rõõm on, et me oleme saanud siia täna kokku tulla ilusal pühapäevasel päeval. Ja et me võime olla osaduses Jumalaga ja üksteisega. Nii oli ülistada Jumalat, et võit on Jeesuses. Tõesti, meie võit on Jeesuses. Ja siin olid julgustavad tunnistused. Ja Jumal kannab kõigest läbi, ka haigustest, probleemidest. Tänu, et Jumal on hea. Tänu põhjuse on palju. Aga minu jutluse teema on täna tema arm ja andestus. Et kes on tema? Tema on Jumal, Jeesus. Jumala arm ja andestus. Minu jutlus on täna kahes osas, mitte ei ole kaks jutlust, pikale ma ei lähe. Et on nagu kahes osas, et ma räägin Jumala armust ja räägin Jumala armust ja andestusest ja räägin ka üksteisele andestumisest. Nii et ma loen Jumala sõna Efesuse 2, salmist 1-10. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, ürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõna kuulmatute laste seas, kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest vihalapsed nagu teisedki. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud. Kuigi me olime surnud üleastumistes, armu läbi te olete päästetud ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses, sest te olete armu läbi pääsetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt, mitte tegudest, et ükski saaks kiidelda, sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Ja Jumal on teinud elavaks meid. Me olime ennem käisime pattudes. Aga Jumal on saatnud Jeesuse meile, et meil oleks elu seda ülirohkesti. Kui Jumal ei oleks Jeesust saatnud, ei oleks meil mingit lootust. Me oleme armu saanud Jumala käest, armu saanud patused. Ja Jeesus on surnud meie eest, meie patud, kõik me süüteo kandnud ristile. Nii et Jumal on meile täielikult andestanud. Ja see on kõige suurem kingitus, et me võime olla Jumala lapsed. Ja kõige suurem kingitus, et Jumal on saatnud Jeesuse meile. Me võime olla Jumala lapsed ja andeks saanud Jumalalt. Nii et Jumal ei ole meid sellepärast päästnud, et meie oleme nii head ja tegime palju head ja sellepärast Jumal päästis. Et head teod ei vii taevasse, ka maailm teeb head ja inimesed saavad abi ja teeb head, aga neil puudub Jumal.
aga Jumalas tehtud head teod viivad kord taeva koju, need on taevas Isa ees kirjas kõik. Nii et me oleme Jumala armust saanud ainult päästetud, mitte oma tegudest. Ja ma loen Salm 32, 1 ja 2. Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Õnnis on inimene, kellele Issand ei arvesta, pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust. Nii et Jumal on üleastumised andeks andnud, me oleme õndsad. Ja salmist 5. Oma pattu ma andsin sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan Issandale oma üleastumised. Siis andsid sina mu patu ja süüteo andeks. Nii et kui me Jumalale tunnistame oma patu ja võib-olla julgeme ka mõne usaldusväärse inimesele rääkida ja koos palvetada, siis teame, kui me oma patu tunnistame, on tema ustav ja õige ja annab meile andeks. Me teame, et me oleme andeks saanud, nii et ärme urgitse enam vanades pattudes, ärme tuleta neid enam meelde. Nii et me teame, et Jumal on andestanud. Nii et ma loen salm 103 ja veel siit salmist 8. Halasta ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda, sest otse kui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viita meist meie üleastumised. Otse kui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad. Nii et Jumal ei tee meie pattu mööda. Me oleme kõik palju pattu teinud, aga Jumal on viinud meie patud nii kaugele nagu ida läänest. See tähendab, et kaugele armumere põhja Jumal ei pane meie patte lukku lihtsalt, vaid Jumal on ära kustutanud ja ta ei tuleta neid enam meelde meile. Nii et ta on halastav ja armuline Jumal meie vastu. Nii et ärme mei ka tuleta enam meelde, mis me kunagi aastaid tagasi tegime pattu. Ärme tuleta neid enam meelde. Kui Jumal on kustutanud, siis meie ei pea ka enam meenutama. Nii et ma loen ka Matteuse 6, salmist 14-15. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks. Kui te ka ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimuse andeks. Kui te aga eksimuse andeks. Nii et kui meie anname andeks, annab ka taevane Isa andeks. Ja see on selge sõna. Ja ühes kohas on veel Jumala sõnas, et kui te palvetate, siis andke andeks. Andke andeks üksteisele. Ja kui me tahame ise taevas Isa käest andeks saada ja meie ei andesta, siis ei saa ka Isa meile andeks anda, kuigi Isa on armuline ja ta annab andeks, et meil oleks andestav ja halastav süda teiste vastu. Ja ma loen Luuka 17, 3-4. Jälgige end, kui su vend patustab, siis noomi teda. Ja kui ta kahetseb, anna talle andeks. Ja kui ka 7 korda päevas sinu vastu patustab
ja 7 korda sinu poole pöördub, öeldes, ma kahetsen, andesta ikka talle. Ja kui inimene on sinu vastu eksinud, siis anna talle andeks. Et kui palju me peame inimestele andeks andma, kas 7 korda või rohkem. Jumal sõna ütleb, et anna alati andeks. Nii et meil ei oleks must süda, andestamatu süda. On olemas kivine süda ja lihane süda. Et kivine süda on andestamatu süda ja ta ei anna andeks ega ei tahagi andeks anda. Ta on halastamatu, aga me ei taha, et meil oleks kivine süda. Jumal annab kivise südame asemele lihase südame. Nii et lihane süda on see, kes halastab ja andestab. Nii et katsume läbi oma südamed. Kui Jumal näitab, palvetame ja kui Jumal näitab inimest, et on vaja kellelegi andeks anda või andeks paluda ka, et siis otsi see inimene üles, helista või kirjuta või saa kokku ja et sa saaksid oma asjad korda. Ütleks Jumala ees asjad korras ja inimese ees ka. Ma toon ühe näite. Üks mees oli suremas ja talle ilmus Jeesus. Jeesus ütles, et ühe inimesega on tal korrast ära midagi vahekord. Et mis sa teed, surivoodil. Aga Jumal pikendas selle mehe elu. Ja ta sai selle inimesega kõik korda. Ja paljud inimesed said veel päästetud tema läbi. Nii et Jumal oli armuline, et ta pikendas tema elu, aga meil ei pruugi see alati nii olla. Me ei tea, millal me siit ilmast läheme ja kui meil on andeks andmatu süda ja meel ja niimoodi lahkume, me võime jääda taevakoju ukse taha. Ei pruugi sisse saada. Nii et on asju, mis on kerge andeks anda. Et ma annan andeks sulle. Ka maailm ütleb, et ma annan sulle andeks. Aga tal ei ole Jumalat ja ta on andes olnud ilma Jumalata. Aga on ka inimesi, kes ütlevad, ma ei anna sulle elu sees andeks. Ja ta ei annagi andeks ja lahkub siit maailmast. See on nii kurb. Nii et osa asju on, mis on kerge andeks anda ja osa on, mis on raske andeks anda. Osad on nagu raskemad asjad, et ma ei suuda andeks anda, ma tahan, aga ma ei suuda. Et siis mine Jumala ette ja ütle, Jumal, ma tahan andeks anda, aga ma ei suuda. Ja siis Jumal tuleb appi, ma olen oma elus seda ise kogenud. Et Jumal tuleb appi ja siis sa ühel hetkel märkad, et sa oled andestanud. Et sul ei ole mitte midagi selle inimese vastu. Ja kõik on nii kuidagi kergeks läheb ja see on ka minu kogemus. Et ärme siis tuleta enam meelde, miks see nii mulle ütles, miks see nii mulle tegi ja et need asjad on täielikult andestatud, siis ära meenuta enam seda ka, mis teine sinule teinud või öelnud on. Teinekord ütleme meiegi halvasti üksteisele. Me oleme inimesed, ka kristlane teinekord vihastab. Aga mis siis tuleb andeks paluda. Et palume andeks, et me niimoodi käitusime. Ja inimene, iga kord ei pruugi andestada, aga kui inimene ei andesta, siis on see selle inimese probleem. Sa ei saa kunagi inimesele öelda, et sa pead mulle andeks andma. Kui ta ei andesta, on tema probleem. Ja teistpidi ka, et
kui mina annan andeks, et sa pead minu käest andeks paluma. Ta ei pea paluma sinu käest andeks, kui ta seda oma südames ei tunne. Ta peab ise oma südames seda tundma, et ma palun ta käest andeks, et ma ütlesin halvasti või käitusin halvasti. Ja kui ta seda oma südames tunneb, see südametunnistus hakkab noomima, siis ta tõesti palub andeks. Ja ma loen siit Efesuse 30-32, Efesuse 4:30-32. Ja ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani. Kõik kibedus ja raev ja viha ja kisa ja teotamine jäägu teist kaugele eemale, koos kogu kurjusega. Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Nii et Jumal kurvastab, kui meis on kibedust ja raevu ja me ei andesta. Jumala püha vaim kurvastab meie sees. Ja kui sul on tekkinud mingi kibestus või viha, siis on vaja sellest lahti saada. Ja kuidas sellest vabaks saab? Et tuleb kõik Jumal ette usaldada ja ise pead tahtma sellest vabaks saada, siis on vabastust vaja paluda. Et mingit kibedut juurt meie südames ei tekiks. See on ka väga ohtlik, siis süda on must. Ainult puhtad südamed näevad Jumalat. Et nii, et lõpu ajal ma nagu tunnetan, et Jumal on nagu puhastamas meie kogudust. Et me hoolikalt oma südamed ja läbi katsume, et Jumal on puhastamas, et meie südamed saaksid väga puhtaks Jumala eest. Nagu et laulusõnad ütlevad, et lumest veel valgemaks võib saada mu hing. Veel valgemaks, lumi on juba valge. Nii et me ei jääks andestamatu meelega taevakoju ukse taha. Aga mis on täielik andestamine? Täielik andestamine on siiski Kristuses Jeesuses. Ilma Jeesuseta ei suuda ikka päriselt andeks anda. Jumala abiga, kui me oleme Jumala lapsed, siis me oleme lõplikult andestanud. Andestamine ja andeks palumine on ülioluline. Kui me ei palu Jumala käest andeks, ka inimeste käest, kui on vaja, siis me tahame ise omast jõust ilustada seda pattu ja ära unustada. Ärme tee seda. Sest et nagu, südametunnistus noomib, ma ikka ei palu andeks ja siis see on suur patt. Ja südametunnistus noomib, et anna talle andeks, aga ma ei anna ka. Nii et kohe andesta ja palu isegi andeks. Ja see eneseõigustus on ka üks asi, et me ei õigustaks iseennast, et minul on õigus. Ja, et me ei õigustaks. Ainult Jumala armastus katab kinni pattude hulga. Ja üks asi on veel, mis võib olla andestamatusest. Kui meie usk ei toimi, siis võib olla see andestamatuse põhjus. Et kui mingi muu põhjus ei ole, siis võib olla see andestamatu põhjus. Kui me palveid ei toimi, võib olla ka põhjus andestamatuses. Ja nii, et kui me seda tunneme, siis küsime Jumala käest, mis tegelikult takistab, et Jumal ei saa meie palvetele vastata. Et kui me usuelu on korras, siis Jumal saab vastata meie palvetele ja siis meie usuelu toimib.
kes alastab üksteise peale ja annab andeks, selle peale alastatakse. Kes ei alasta ja ei andesta, sellele ei halastata. Ära mõista kohut, ära mõista hukka, vaid andesta. Nii et Jumala sõna ütleb ka, et me ei mõistaks hukka, et me ei mõistaks kohut. Ja kerge on näpuga näidata ja öelda, see on selline ja selline, et ärme seda tee. Isegi kõik halvad mõtted Jumal pöörab heaks, kui sa ütled, Jumal, anna mulle häid mõtteid, anna mulle häid ideid. Tõesti Jumal annab, ma olen seda isegi kogenud, nagu halvad mõtted lihtsalt aju, nad lähevad lihtsalt minema. Et sa ei mõtle mitte kellekest halvasti, et see selline ja see selline ja või vähemalt räägid veel, et oi. Et siis sa ei tahagi seda teha, sulle tuleb vähegi. Nii et teistest halba mõelda või rääkida ja need on ka need väga halvad asjad tegelikult. Et Jumalal on kõik võimalik. Kui sa palud, siis Jumal annab häid mõtteid ja ideid. Nii et palvet oma vaenlaste eest, seda ütleb ka Jumala sõna. See on võib-olla üks raskem asi. Vaendana tuletab ikka meelde, ikka jälle vaata, kuidas ma saan teist palvetada. Aga ära teda kuula, vaid kuula seda, mis Jumal ütleb, et palveta oma vaenlaste eest ja õnnista neid. Tegelikult, kui sa oled Jumalaga väga lähedane, siis võib-olla see ei olegi isegi nii raske. Minul otseselt vaenlas ei ole, aga ikka mõni on vahel halvasti öelnud. Aga kui ma hakkan palvetama, siis saab kõik hästi korda. Ja siis on kergem leppida. Ja nii et siis me oleme taevas isa lapsed, kui me seda teeme. Kui me ei tee seda, on meil midagi viltu usu elus. Jumal tahab, et me annaksime andeks üksteisele. Ära kunagi mõtle, et mul on õigus, siin on jälle. Sellel ei ole mingit tähtsust, kummal on õigus, et seda enam arutama hakata, vaid andesta alati. Aamen.